et peale Helmenit ausalt öeldes tema kompetentsi on nagu raske midagi rääkida. Aga siiski Pärnu-sugune linn ei ole sugugi mingi väike küla. Pärnu linn on teatavasti üks maailma suuremaid linnu küll pindalalt, aga elanike arvu poolt. Ja kui mõelda, et need ongi need absoluutses vaesuses elavad inimesed, Pärnu linna jagu inimesi, siis on see liig mis liig. Ja isegi siis, kui see protsent, 3,3 või mis ta praegu oli, tundub, et selline köömes. Eestis on niigi vähe inimesi, kui ma arvan, peaks pealuuses olema kõigil. Eelmisel aastal sündis 9022 last, alla 10 000. Ja kui tuletada meelde Rein Taagepera veerand sajandit tagasi kirjutatud demograafilise vetsupoti ikooniline lugu, siis see tähendab, et ega meil erilist lootust ei ole rahvana. Ja selles valguses peaks olema eriti oluline, et meile läheb korda iga inimene, kes siin elab, iga eestlane, iga eestimaalane. Ja kui mõelda, et sa pead alla 350 euroga hakkama saama. Jah, ma olen kunagi ajakirjanikuna teinud seda eksperimenti. Proovisin koeratoitu. Ostsin koeratoidupurgi ja jõin külma vett ja natuke soola panin peale. Muuseas, väga hea oli ja teatavasti loomadele mõeldakse Eestis kindlasti ja mujal maailmas võib-olla rohkem kui inimeste peale. Karv läigiks ja vitamiine oleks. Et ma pool nädalat rahulikult sõin ja sain hakkama väga vähesega. Vesi, külm, puhas vesi, koeratoit, natuke soola peale ja leib oli suhteliselt odav. Aga see ei ole iroonia, aga küüniliselt öeldes, et võib hakkama saada küll ka alla 350 euroga kuus. Aga kui vaadata statistikat, mida ma praegu, võib-olla ma ei ole liiga täpne, aga töötud, kellel tööd ei ole, või ühe lapsega või mitme lapsega veel üksik emad, või ka, kui ma õigesti mäletan, ka töötud, või ettevõtjad. Et palgatöötajate seas oli see vist 1-2% absoluutses vaesuses, aga ettevõtjate seas vist oli 10 või 11 viimaste numbrite järgi. Nii et see tähendab seda, et ka ettevõtjal on risk võib-olla üsna suur absoluutsesse vaesusse sattuda. Kuigi ettevõtjate nimigi juba ütleb, et nad on ettevõtlikud. Et täna võib-olla on nii, aga homme enam mitte. Ja ma ei tahaks hakata rääkima jälle energeetikast ja nii nagu peaminister siin viis juttu. No tegelikult kõik jutt praegusel ajal lähebki kõrgele elektri hinnale. Aga ma püüan seda vältida praegu siin mitte. Et see on üks komponent loomulikult, ära külmuda ei tohiks keegi, kuigi külmuvad ka. Aga see Pärnu linna jagu inimesi tänastes oludes ja oludes, kus eelmisel aastal sündis alla 10 000, 9022 inimest, last. Selle valguses vaadata Eesti riiki, Eesti rahvusriiki tervikuna on ikka üsna õõvastav. Nii et tegelikult peaks selle asjaga tegelema väga-väga tõsiselt ja riigil on piisavalt jõudu, piisavalt võimalusi ka selle kontingendi nii-öelda Pärnu linna jagu absoluutses vaesuses elavate inimeste muredele tähelepanu pöörata. Käies poes, päris tihti, statistikat ei tee,
ma näen inimesi, kellel ei tule rahast välja, otsivad sente ja päris tihti ka lahkuvad vaikselt kassa juurest või panevad midagi tagasi. Soovite te lisaaega? Paar minutit, aga 2 minutit lisaks. Nii et need on need sellised loodusvaatlused, mida ma arvan enamik teist, kes käib ka ringi ja teeb taolisi vaatlusi, et on üsna kurvaks tegev pilt. Ja kui peaminister armastab rääkida maksuküürust, no siis mäletad Indrek Neivelt, kes natuke rahanumbrit tunneb, kirjutas sellest väga tabavalt, et tegelikult see on eliidisõbralik. No meie siin kuulume sellesse, et aitäh ja valitseja, et meie sissetulekud selle maksuküüru kaotamisega oluliselt tõusevad. Nii et aplaus. Aga paraku vaesem seltskond kaotab ja nende kaotus konverteeritakse tänu teile, auväärt valitseja, meile. Aga see ei ole iroonia. Niimoodi tegelikult ei tohiks. Niimoodi tegelikult ei tohiks üldse valitseda, nagu teie olete valitsenud koos oma jõuetuks muutunud koalitsioonipartneriga, kes on väga nõudlik. Nagu me siin enne rääkisime, nõuab siin hasartmängu seaduse vastuvõtmist, muidu ei oleks teie enam ametis ja muid asju. Aga aitäh tähelepanu eest.